Elagu luiged! Ahoi! Tuul on maru. Ma ütlen siit tammi pealt tervitused teile ja on 17. september 2020 ja praegu on siis Connecto tublid töömehed hankega siin edasi liikunud. Ma ise pole tükk aega saanud saare peal käia ja tulin täna korra siia vaatama, et tormi ilu nautida ja siis korra vaadata, kuidas neil siin läheb. Minu selja taga, sealt poolt puhub tuul, on veetase suts alla tammi serva, aga siit teiselt poolt on kivid väljas ja need liivapaljandikud seal kõik väljas ja sealt poolt puhub siis sama ruttu välja, kui siit puhub sisse. Ja siis saadeti meile klippi ka, et on tammil selliste ekstreemsete taseme erinevustega siis võimalik ka vett läbi lasta. Seda peaks seal eespool nägema. Ma tahtsin näidata tegelikult teile seda, kuidas paigaldatakse siis linnumarkereid ja seda tehakse siis sellise käru pealt, mees ronib sinna sisse ja siis rullikute peal libistatakse seda edasi. Ja siis need, mis seal kohe kõrval on, need pulkadest koosnev, see on raib tüüpi, siis selline, mis peaks siis lindudele hästi näha olema ja neid pannakse siis 20 meetri takka, et üks on siis seal ja siis järgmine on seal. Ja siis seal vahel on kolm pöörukaga seda virblit, mis siis on Kuressaare taga toodetud Ammar produktorist. Ja nüüd terve see hulka neid niimoodi siis paigaldatud. Aga ja muidugi ka juhin tähelepanu, et näete, nüüd on 8 õhujuhtme asemel siis 4. 1, 2, 3, 4. Aga hull on selle juures see, et horisontaalseid kihte linnud et siis nad ei pruugi neid liine ikka tajuda niimoodi ja siis eelmine või paar päeva tagasi, kui ornitoloogid tegid siin oma selle eelviimase seirenädala viimast või eelviimast päeva ja kui olid juba liinid maas, aga teiselt poolt siis nende markeritega tegeletakse ja siis ühel päeval lendas 4 luike liinidesse surnuks nende silme all, et neil seal Tillunire pool olid need suured kiikrid ja monitooring käis ja siis nad seda pidid tunnistama. Aga loodame, et siis kui nüüd ülemine ja alumine markeeritud saavad, et siis hakkame alles ju põhimõtteliselt seda olukorda hindama, et mis nüüd peale liinide vähendamist ja markerite paigaldamist saama hakkab. Et siis ma kutsun kõiki üles, et vaikselt sõitke siit Väina tammi mööda ja vaadake, et kui märkate veel linde, siis tuleb hakata neid nähtavasti jälle lugema ja proovida siis aru saada, kas nüüd on olukord parem, et jätta niimoodi või tuleb siis kiirustada, et need liinid siit üldse siis demonteeritakse igaveseks ja asendatakse siis alternatiivselt kas mere või tammi sisse mingi kaabliga. Igal juhul tööd käivad ja aasta 2020 on olnud väikesele Väinale väga tegus, on mitmed projektid paralleelselt siin käimas, samamoodi ka siis need Eleringi hanked ja ornitoloogide hanked ja ka siis Meresüsteemide Instituudi teadlaste rühm siis teeb järgmisi uuringuid juba tammiavade kontekstis, nii et ma arvan, et see on olnud ütleme tammi ajaloos võib-olla kõige viljakam aasta üldse, sest varem on ainult nagu pealiskaudselt siin lähenetud mingites küsimustes. Aga super, ise olen rahul ja jätkame selle teema pussimist ja mina oma elu ajal kindlasti näen tammiavad ära, nii nagu ka teie, nii et töötame sel nimel. Tšau! Sõbrad, see sama päev, 17. september 2020
ja nüüd oma silmaga ma tahtsin nagu üle vaadata ja tulin Tallinnas sellepärast siia, et vaadata, mismoodi tamm vett läbi laseb. Ja tamm on ise, ma ei tea, mitukümmend meetrit lai, tihendatud ja niimoodi, näete. Lihtsalt surub siit kivide vahelt vett läbi ja kõik see vesi läheb, kõik see tammi alumine osa ja tuleb niisuguse kosena siit, et on lausa uuristanud. Siin päeval oli madal vesi, üks sõber saatis mulle siit selle klipi, see oli kõik kuival ja see on juba uuristanud siin nagu täiesti sügavad kraavid nagu sisse siin selle päevaga. Ja niimoodi. Arusaamatuks jääb, et kuidas see kruus ja tihe kuradi värkselt teiselt poolt seda saab läbi lasta, aga fakt on see, et veevahetus mingil määral, kui on tasapindade erinevus selline ekstreemne, siiski toimub. Ai, kurat, vägev värk. Vaat selliseid asju näeb siin. Et vaata siin, tamm on nii lai ja siit ta tuleb terve siin ja kusjuures on ka vastupidi olnud ja siis ka teisel poolt kruusa juures tuleb läbi, varem märganud seda, aga täna on nagu eriti efektiivselt. Nii et inimesed, vaadake kurat olukorda, see on ja loodus selle vastu ise ei saa ennast aidata, et inimene ise peab siia tegema need avad sisse, et see on ju elementaarne siin, milleks on midagi vaielda, vastas seisma, seda ma ei kujuta ette, sorry. Aga liidid on küll täiesti loogad niimoodi praegu, need markeritega liin on tunduvalt raskem ja rohkem iste poole tuulega nagu kurat küll. Jäin oma mütsist ilma. Nagu ma ei tea mis. Niimoodi ära, et tuul mikrofoni väga ei kisaks, et siin on meie kuulus tohlukraav, millel on nüüd Orissaare poolt umbes 300 meetrit vana kraavi puhtaks tehtud ja siis teisel pool Orissaare tammi siis süsteem tehtud ja praegu on tegemata umbes 400 meetrit siis, et väinapooled saaksid olla ühenduseks kaladele ja elukeskkonnale. See kraav jookseb, see vana põhi kuskil siin, juures ikka vonda sinna taha ja kuna see on nii oluline Natura ala ja rannaniit, siis Keskkonnaamet hinnangul, et ei tohi kraavi väikest teha, vaatamata sellele, et Elering oma merekaamliga seal Tiljumas läbi terve väikse väina sõitis ja mässas iga otsa peal seal siis väikese väina selts, et inimesed hüppavad külma merre ja kogume kaabupeos natuke laevale eurosi, et saaks kodanikud kaasa lüüa keskkonnahoius ja oma kodupaiga parendamisel, et siis seda ei saa, et on kahjuks selline vastasseis ja siis siin see tohlukraav jookseb niimoodi praegu läbi. Teisel pool on veetase meeter umbes kõrgemal ja siis siit praegu siia vee kolmnurka
jookseb värsket merevett hapnikurikast kraami nagu kõvasti peale ja see oleks üks korralik kudevann, kui see oleks merepooltega nagu ühenduses. Cirka selle posti juures sinna alla kukkumisega see veetasemed erinevad ja see ongi siin selleks, et kunagi see tollukraav oli ja see tuligi sealt mere juurest ja siis siit läks läbi ja see teine truup on 87 ehitatud, aga see on veel varem niimoodi, et nii ta siis siin toimiks üks Väina pooli ühendav või mis jõgi, kraav. Madala vees kindlasti oleks täitsa kuiv, aga et oleks konkreetne kraavisäng ja niimoodi ja nüüd teiselt poolt siis sealt tolu otsas me läheme kohe vaatame. No vaat ja 82 on tehtud see jah. Noh, ühesõnaga siin nüüd Orissaare poolse tammi otsa peal on praegu sellega võrreldes siin veetase ikka no korralik, ma ei tea, meeter-poolteist vist vahet on ju, et sealt karjamaa on üle ujutatud ja selles väikses torust lööb siia siin nii palju peale ja siit siis on niimoodi läbi. Et ma kähku näitan teiselt poolt ka. Tere, tere! No kuidas läheb? Ma teen väikest klippi siin mäletuseks. Ja siis otsa püha jesse. Vaat niimoodi käib see värk. Ja kuna siin on Väina pool praktiliselt selle suure tuule tõttu tühi. Oh, jummal. Kui lust on vaadata seda. Siin oli Surnumeri üks mülka triip ainult veel järgi roiskund veega. Ja nüüd on siin kõige kalarikkam piirkond väikses Väinas. Ja see mees on siin kõva kalur ja käib siin õngitsemas kogu aeg. Ja sellega selle jutu siin praegu lõpetame, et vesi vabaks.